Langes tähti tol öösel, kui me istusime vana lagunenud maja kivitrepile. Me tulime CF motopäevale ja see toimub esimest korda Eesti Maanteemuuseumis. Nagu näete, siin on ikka korralik festival. See ei ole saladus, et olime siin. Taskunoaga meie nimed seina lõikasin. Miks siin? Päris mitmel põhjusel. Postitee ja Maanteemuuseum, et Postitee on tegelikult CF Moto jaoks väga tähtis koht, sest siin testitakse selle maantee peal ja siin piirkonnas testitakse väga palju CF Moto sõidukeid enne, kui nad masstootmisesse lähevad. Just, et siin Eestis sellel alal me teeme siin neid masstootmise eelseid viimaseid lihve, teste, seadistamisi ja siis lähevad need sõidukid alles seeriatootmisse. Täna said külalisedki igasuguseid masinaid proovida, et erinevaid võistlusi, et see on selline CF Moto päevale omane. Jah, et eks seal ikka peab olema see väike mõõduvõtt, on ju, et oli võimalus siin osavussõidust osa võtta, niisuguste erinevate takistuste ja niisuguste vigurdustega tehtud. Väga populaarseks on ta saanud juba eelnevatel aastatel. See aasta tuli meil see võistlejate rida täis põhimõtteliselt 2 päevaga, et kuskil on piirid, me liiga palju neid võistlejaid siia panna ei saa. Et kui ATV-dega, kes sai kõige kiiremini raja läbitud, on ju, siis mootorratastega tegime, et kes saab kõige aeglasemalt puhta sooritusega raja läbitud. Nüüd tegelikult suurepärane võimalus neile, kes kas või soovivad osta, aga et millal sa lähed veel proovima, kui mitte nüüd täna? Ja lisaks sellele siis on ju demoala, kus said kiivri, said varustuse, said mootorratta, millega sa täpselt tahtsid proovida sõita ja said minna reaalselt siis umbes 10-kilomeetrisele triibule. Et said proovida nagu erinevaid rattaid, mitte ainult siis ühte. Et saad teada, mis nende erinevate rataste vahe on, kas või nendel, kes on vähem kokku puutunud juhiload olemas võib-olla ammusest ajast, aga täna on ju mootorrattamarke või selles mõttes tüüpe juurde tulnud, et kui vanasti oli meil põhimõtteliselt mootorratas on ju, mis oli siis klassikaline naked või tänapäeval on adventure ehk siis seiklusrattad, on paigid, et nad on täiesti erineva sõidu asendiga ja sõidustiiliga rattad, et saad neid kõike proovida. Üks asi on see, mis me iga nädal siin saates räägime, teine asi on see, et mis sa päriselt saad istuda ja proovida ja sõita. Just, et tõesti väga tore on näha, et nii palju inimesi tuleb siia kokku ja nii palju inimesi võtab sellest päevast osa, mitte ei tule ainult kontsertite pärast, mis on ka väga toredad osad, on ju, aga just see päevane osavõtt erinevatest atraktsioonidest, see on vägev. Mis edasi? Järgmine aasta on tulemas CF motopäev ka? Ei julge lubada, aga võtame meeskonna kokku, vaatame, kuidas meil läks ja eks meist kuuleb kindlasti, meil on järgmiseks aastaks plaanis midagi väga vägevat, aga see veel natukene peab paika settima. Hiinas toimunud CF motopäeval Jaagup Kreem lubas suure suuga, et ei tea, peaks mootorratta võtma ja ka need trikid ära õppima ja hakkame siin rajal harjutama. Täna me oleme CF motopäeval Eestis, rada on, aga keda ei ole, Jaagupit. Jaagup! Jaagup!